Tere hommikust, tere hommikust, tere hommikust. Täna siis hakkab valmima üks minu lemmiksalatitest, milleks on siis Caesari salat. Nii, vaatan, et kedagi veel ei ole, ootame, kas tänasel ilusal talve hommikul tuleb keegi vaatama, kuidas teha Caesari salatit või mitte. No, üks inimene, 4 inimest. Ma pean tunnistama, tere hommikust kõigile esimestele tulijatele ja mul on selline, vähemalt mul eile oli selline tunne, et täna tuleb päris palju vaatajaid, sellepärast et minu teada Caesari salat on lemmiksalatiks väga paljudele inimestele ja väga paljud kohad pakuvad seda. Väga paljud kohad muidugi ei paku seda kõige paremal kujul ja mul siin 2 nädalat tagasi umbes endal oligi intsident, kus ma käisin väljas söömas ja see kaste oli jube sellise kalamaitsega, ehk siis anšooviseid oli väga palju sinna pandud. Ja nüüd peale seda ma ei saa öelda, et mul on Caesari salati isu läinud, aga mul on väljast Caesari salati söömisisu küll natukene läinud. Ma ei tea, kas ma peaks ütlema ka, mis kohaga tegu on, aga sealne teenindaja ütles, et inimesed kurdavad selle üle ja ütlesid ka mulle seda, et peakokkale on informatsioon edastatud, aga peakokk keeldub muutmas seda salatit, sest see on nende viis seda teha. No ma ei tea, Caesari salat, mis ma ikkagi kanaga võtsin ja siis kogu see kalamaitse, mis seal nii tugevalt domineeris, see lihtsalt ajas mul nagu selle isu pealt natukene ära. Aga kuna mul Caesari salati isu on, mul oli see eile ka, ma eile sõin seda ka, täna, miks mitte, see on ka, selle ma panen muideks retseptidesse ka, kõigepealt ma näitan, kuidas see valmis teha ja siis, kui see retseptides sees on, siis teil on väga lihtne valmistada, sest ma saan sinna panna siis selle lingi, on ju, et valmista kaste selle järgi ja siis ülejäänud komponendid ja kastme paned ka siis kõik ilusti kaalu järgi. Et sellepärast ma teengi ennem selle video ära ja siis ma panen selle alles retseptidesse. Mul on mõttes teha 4 erinevat variatsiooni Caesari salatist. Täna ma teen siis selle, kus on kana sees. Ja esitasin ka eile küsimuse, et mis tuleb tegemisele. See küsimus oli liiga lihtne. Ma oleks pidanud võib-olla mingid komponendid välja jätma, aga jah, vastuseid tuli väga palju. Keegi vastas ka teistsuguseid toite, kuigi jah, õige vastus on Caesari salat, aga nüüd vastuseid laekus mulle siia samasse personaaltreeneri Korgu Facebooki lehele, personaalsele leheküljele ja veel Instagrami ka. Nii et rohkem pole mõtet vastata, sellepärast et tegelikult nüüd, kus ma selle olen välja öelnud, ehk siis paar minutit tagasi läks see asi täiesti lukku. Mida ma siis teen on see, et ma vaatan kõik vastused üle ja siis kuulutan välja võitja. Ma ei tea, mille alusel ma selle võitja peaks valima, võib-olla ma teen sellise väikse nimekirja või siis ma ei tea, kuidas ma seda teen. Võib-olla ma teen seda laivis, ma ei oska öelda, igal juhul homme ma seda kavatsen teha. Ja jah, ma ei ole kindel, mille alusel ma võitja valima peaks, aga igal juhul ma teen selle ära ja see siis koos võitjaga tuleb ka siis, ütlen ära, mis on siis auhinnaks. Nii et pisut kannatust. Homme tuleb see aeg. Ma panen siis, nagu ma ütlesin, laivi või siis niisama panen selle informatsiooni ülesse. Aga nüüd nagu ikka, inimesi on 50, päris kiiresti kogunenud, nii et mu sisetunne oli õige, et inimesi tuleb ja mul on väga hea meel selle üle. Nii et kohe siis kõik, kes te nüüd tulite, kes te kuulasite seda muud juttu, ühesõnaga tuleb tegemisele Caesari salat, mis on iseenesest väga-väga lihtne. Täna ma teen siis ühe portsu, mille ma ka kohe ära söön ja teeme kiiresti selle valmis. Ühesõnaga ennem, kui kana on või jõudnud valmis küpseda, selleks ajaks on mul Caesari salati põhi ja kaste ilusti valmis. Võib-olla läheb natukene kauem ühe naljaka asjaolu pärast, aga ma arvan, ma saan sellega suht kiiresti hakkama. Nüüd palun varuge kannatust, mul läheb 1-2 minutit, vaadake võib-olla mingit teist asja kuskil seal YouTube'is või siis vaadake, kuidas mina siin toimetama hakkan. Et ühesõnaga, võtan siis kõik komponendid nagu ikka valmis, nagu näete, midagi hetkel mul siin valmis pole, on ja võtan kõik komponendid välja, siis näitan täpselt, mida ma sinna sisse panen, mis tootja, toiduained, kõik sellised asjad näitan ära, et te saaksite selle sama maitseelamuse, mida ma ise teen ja mida te võiksite siis tunda. Kes tahab, kasutab teisi brände, mina lihtsalt näitan ära, ma kellegi ma ei reklaami, ilmselgelt need väga suured tootjad, koostööd ma nendega ei tee, aga ma näitan lihtsalt siis ja ütlen ka, kus ma need ostsin ja tegelikult ma ostsin need Prismas, selle ma ütlen kohe ära, et kõik on käe-jala ulatusel, et Prisma on mu kodupood, kohe siit üle tee, sellepärast ma võtsin need asjad sealt. Aga ma ei tea, kas teistes poodides on täpselt samad asjad, igal juhul mina sain selle Prismast. Nii et nüüd siis natukene kannatust.
nüüd siis natukene kannatust ja hakkame asju välja võtma. Ja kellel on küsimusi, siis pange oma küsimused kirja ja saab vastata ka. Väga hea, nii, said vist kõik asjad siis nüüd mul välja võetud ja ma siis ütlen kõik, mis lähevad Caesari salati kastme sisse, ehk siis Caesari kastme sisse. Nii, kõigepealt siis, noh, need asjad ei ole tähtsuse järgu, need lihtsalt on nii, nagu nad on. Kõigepealt siis selline valge veinijäädikas, natukene valgust viskab selle peale, peaks näha olema küll, vot, see on küüne oma. Aga minu arust valgeveini jäädikad on kõik suht ühesugused. Järgmine on siis see kuulus kaste, Worcesteri kaste, see läheb sinna. Seda kahjuks nii suures pudelis ainult müüdigi ja kuna ma seda kasutan ainult Caesari salati tegemiseks, siis ma arvan, et ma saan siit teha seda salatit nagu väga palju. Nii, kastme sisse läheb veel juust, selline lihtne, mis on mul Valio Forte, selles mõttes, et kes tahab, kasutab mingit muud juustu, parmesani juustu, kui soovi on. Siis üks muna, küüslagu küüs, antšoovised, need on tegelikult selline asi, mida sa ei saa nagu Caesari kastmest välja jätta, sellepärast et see annab ikkagi kui ta on hästi tagasihoidlik, peab kuskil seal tagaridades olema. Et siis on okei, aga kui ta seal esiridades möllab või siis lausa laval, näiteks see salat, mis mina sõin, siis on sul lõpuks ikkagi kalasalat, nii et antšoovisega olge hästi ettevaatlikud. Maheda sinepi panen sinna sisse, kuna mulle meeldib Caesari kaste, mis on maheda maitseline pigem, mitte selline, et seal ei ole mingid tugevaid maitsed. Sidrun läheb sinna ja oliivõli ja must pipar, seda ma näitama ei hakka, aga ühesõnaga need on siis selle salati komponendid ja ma teen seda siis kanaga. Siis ma panen veel, nagu ikka, roheline salat, jällegi, kes tahab, kasutab näiteks Rooma salatit, mina kasutan siis seda jääsalatit, porgandi ma panen ka, sest kunagi ma sõin Caesari salatit, kus oli porgand sees ja see oli ülimaitsev. See oli ülimaitsev, minu arust see krõmps sobis sinna juba hästi, see oli riivitud, täna mina teen viiluta sellised rattad ja leiba panen ka siis. Siin mul on põhimõtteliselt 2 viilu ja kasutan siis Evelini leiba, kes tahab jällegi kasutab mingit muud leiba. Mina kasutan Evelini leiba ja need on mul viimased selline 2,5 viilu, mis mul on sügavkülmas olnud ja kõigile, kes te tegelikult olete leiva fännid ja ütlete, et te tahate leiba süüa. Ma söön ise ka leiba, mul on toitumiskavas ka leib sees, päris mitmete toitudega inimesed kiidavad. Ma loodan, et jätkuvalt need toidud maitsevad. Ehk siis, kui te ostate leiba, see on siis ühes tükis, lõigake see viiludeks ja pange sügavkülma. Mina ostsin selle leiva, no ikka päris ammu, ikka paar kuud tagasi. Ja viilutasin ära ja nüüd iga kord, kui mul siis seda leiba vaja on, eile võtsin ka 2 viilu, täna läheb ka 2 viilu, enne seda ma ei ole väga pikalt leiba söönud. Ja siis mul ongi alati hea niimoodi võtta ja ta on täiesti värske, sest ma alati röstin selle läbi ja see värskus ja see maitse on alati väga hea. Nii. Ja mida ma siis kõigepealt teen, on see, et ma hakkan ettevalmistusi tegema selleks kastmeks, aga ma panen siis kana praadima kõigepealt, ehk siis pann läheb kuumaks. Nii, ma vaatan, siit tuli mingi paar küsimust ka, vastan need kiiresti võib-olla ära. Kui see ma arvan, et kuna siin oleb tegelikult päris... Oliivõli, ma ei tea, oliivõli läheb ka, ma ei tea, ma näitasin seda. Ühesõnaga, seda tegelikult, see kaste, ma arvan, et see säilib päris mitu päeva. Ma arvan, et
4-5 päeva kindlasti, kuigi see on nii lihtne, sellepärast et kohe, kui sa näed, Marilyn, kui sa näed, kui lihtne seda valmistada on, siis ma arvan, et sul ei ole selle vastu midagi, et teha seda värskelt, aga selline, ma arvan, et 3 päeva sa saad kindlasti sellist väga head maitset sealt nautida, aga üle selle on juba natuke küsimärk, ma ei tea, mul endal Caesari kaste nagu ei ole säilinud nii kaua, sellest ma söön selle lihtsalt ära, aga mida ma siis täna teen, on see, et ma teen tegelikult 2 salatijagu, ehk siis 2 rikkalikult kastmega, ma ei tea, mis sõna ma otsingi, ühesõnaga 2 salatit, kus on rikkalikult kastet. Saab sellest, mis mina tegema täna hakkan. Aga saab ka võib-olla 3 väiksemat salatit. Ja kui tahta rohkem teha, siis ilmselgelt lihtsalt see kogus, mis ma täna sinna näitan, on ju, pange lihtsalt see siis topelt. Aga ennem, nagu ma ütlesin, et see kaste tegelikult peaks saama mul valmis ennem, kui mul kana praadinud on, siis kõigepealt teengi sellise asja, et tulge nüüd natuke lähemale, kõigepealt teengi sellise asja, et panen siis panni kuuma ja hakkan nüüd kana ette valmistama. Kanast ma soovitan teil lõigata sellised, kui te tahate teha seda täpselt samamoodi, ehk siis kiirelt ja lihtsalt, siis kanaga on selline lugu, et ma soovitan selle kohe nagu valmis panna ja sellised paksemad tükid lõigata, aga jällegi, kui keegi soovib teistsuguseid tükke, siis palun väga. Ja üks asi, mis ma tahan öelda, on see, et kui keegi taha nagu kaant kasutada, näiteks nagu mina, mulle ei meeldi ka panni peal kaant kasutada, siis selline asi, ma tean, see ei ole midagi uut, see ei ole midagi selles mõttes erilist, aga see on tegelikult eriline küll, et see jube hästi tegelikult aitab selle õlipritsimise, meeletu õlipritsimise ära hoida, eriti kui suurel kuumusel ja õliga midagi praeta, näiteks nagu mina hakkan täna kana praadima, siis ei ole vaja hiljem nii palju jällegi koristada, nii et lihtsalt väikene soovitus, muretsege endale selline asi kööki. Aga mis siis ikka? Hakkan kana ette valmistama, sellepärast et pann, ma arvan, et on mul juba päris kuum, päris kiiresti ja ma panen siis terve filee sinna. Kui keegi tahab näha, mis ma teen, siis ei ole probleemi. Võtame fookuse mu pealt ja paneme selle mu kätele. Nii, siin on mul siis kanafilee. Siin on natukene seda osa, ma loodan, et kellelgi paha ei hakka sellest. Siin on natukene seda osa, kus on selline tugev kelme ja natukene veresooni. Sorry, laupäeva hommikul selline jutt. Need ma võtan ära alati, sellepärast, et kui see kõik valmis on, siis ma tahan, et see salat oleks ilusti presenteeritav ka. Olgugi, et see on mulle endale, siis ma tahan ikkagi, et see oleks ilus. Ja lõikan siis natukene sellised paksemad tükid sellest kanast, kuna ma tahan, et paksemad ja suuremad tükid, kuna ma tahan, et see kana tegelikult küpseks mõnda aega, ma ei taha, et see kiiresti valmis saaks, aga kes tahab, lõikab väiksemad tükid ja see kana saab kiiresti valmis. Näiteks, Marilyn, sina, kui sa teed endale Caesari kastme teed ette valmis ja siis sa tahad, kana sa ikka vist 3 päeva ette ei prae, ma ei soovita vähemalt seda teha, siis sa võid lõigata oluliselt õhemad viilud ja kui sa need õhemad viilud lõikad, siis nad ju praevad kiiremini valmis, on ju. Aga mina jätan siit sellised päris, ma ei tea, peaaegu 2 sentimeetri paksune tükk. Et siis see kana lasen talle selle tekstuuri peale kõigepealt ja siis jätan ta sellise sooja panni peale järelküpsama ja siis ta jääb jällegi selline mahlane, sest see ümber, see krõbe osa, mis tekib, see tõmbab selle mahla sinna kinni. Nii, lõikame siis nii ja ühe veel. Nii et see on siis terve kanarind ja ma vaatan, need olid suht ühe suurused ja kanarinda on mul siis praegu siin, ma arvan, et umbes 270 grammi, aga jällegi see ei ole praegusel hetkel tegelikult üldse tähtis. Teine kanarind jääb mul siis ootama oma aega, seda ma ette endale ei prae, sellepärast et oleme ausad, kõige parem salat on ikkagi see, kus on soe kana peal, vähemalt minu arust, vähemalt leige kana peab olema, külmkana kindlasti ei sobi ja see leib, mis ma sinna peale panen, peaks ka tegelikult soe olema ja selline värske krõmps, siis on see kõige parem. Nii, aga kontrollime panni on peaaegu valmis. Nüüd siis läheb fookusrasv kraadimiseks, samas jällegi, kes tahab, kasutab mingid muud rasvainet, palju ma seda rasva siia ei pane ja seda läheb mulle siia selline tugev teelusika täis. See on siis selleks, et igale kanatükile tegelikult jaduks piisavalt palju õli, et ma saaks selle tekstuuri sinna peale panna ilusa. Nii, nüüd siis katsume.
Nii, natukene lasen pannil veel seal kuumeneda ja siis läheb kana pannile. Nii, siit Marilyn räägib, et mul kipub kanapraadides jääma pigem vesine, mitte üldse nii hea ja krõmps nagu Vapianos näiteks. Kas seal mängib rolli kõrge kuumus ja õlikogus? Ei prae kana 3 päeva ette. Okei, ja selles mõttes, et kuumus ja õlikogus, nagu ma just ütlesin, ma ei tea, kas sa kirjutasid seda enne või peale mu juttu, aga ma tegelikult just ütlesin seda ka, et ja, kuumus mängib kindlasti rolli, õlikogus see ei pea olema meeletu, aga näed, nüüd läkski suitse, ma panen natukene ventilaatori tööle ja nüüd siis kanatükid peale. Ja nagu ikka, kuna ma tahan, et mu need videod oleks harivad ka, siis ma näitan, kuidas mitte põletada ennast. Ja endast siis eemale, laotas siit niimoodi kanatükid, ei viska kõrget, ei pane enda poole ja ei tee seda kõike kiiresti, sellepärast, et niimoodi võib ennast ära põletada. Nii. Ja nüüd see ka peale, et kuna õli on siin piisavalt, siis nii, ma arvan, ma pean selle vist kinni panema. Eks ma tegelen hiljem selle tossuga, mis siit tuleb. Et ei ole hullu samasama. Nii, aga nüüd siis Caesari kastmeid. Ja selleks siis ma teen endale kohe siin väikses purgis selle valmis. Sel põhjusel, et see on nagu paristada. Nüüd on vaja seda ja nüüd on vaja supilusikat ka. Ja siis 2 lusikat on ka vaja teil on vaja supilusikat ja teelusikat. Sellepärast, et neid me kasutame tegelikult mõõteriistadena. Nii et olge siinkohal tähelepanelikud. Ja kaal on ka vaja, aga seda on korraks, kõigest korraks vaja. Nii, ja mis siis kõigepealt mul siia läheb, nüüd ma jällegi näitan siis, kuidas ma siin toimetama hakkama vaikselt. Nii, kana praeb ilusti ja läheb siia sisse siis kõigepealt 1 muna, terve muna. Siis järgmise asjana, need asjad võib täiesti suvaliselt kõik panna, kuidas iganes teil soov on. Siin ei ole mingit tähtsusjärjekorda. Näiteks ma viskan siia järgmisena musta pipra ja seda on jällegi maitse järgi, aga ma panen sellise tugeva näputäie ja rohkem pole vaja. Siis läheb Worcesteri kaste ja nüüd seda ma soovitan panna ettevaatlikult, sest võib-olla kellegile maitseb see rohkem, see Worcesteri kaste, aga minu arust mina panen lihtsalt sellise koguse, et ta oleks siin esindatud, proovisin ka 2 teelusikaid panna, liiga tugev maitse minu jaoks. Nii, vaatame, mis see kana siin teeb. Nii, kanal on ilusti tekstuur peal. Tahate kindlasti näha. Nii, näete selline. Kuumust keerasin juba maha ka, sest see pann on praegu piisavalt kuum ja nüüd ta tõmbab selle teise poole ka ilusti ära ja siis saab pitsa peab edasi teha. See nii kaua ma panen tegelikult see kanale soola ka ära, täiesti tavaline meresoole helbet. Nii, et ühesõnaga Worcesteri kastet panin 1 teelusikatäie, aga te võite seda retsepti natukene muuta ka, kui te tahate, aga mina jään selle juurde, mis mina siis praegu siin teen. Sest siis ma saan hea maitse elamuse. Ja nüüd läheb 5 supilusikatäit, oliivõli, 1, 2, 3, 4. Ja siin kõike võib teha selle väikse purgi koha peal, sellepärast, et siis ei lähe midagi üle ja ei pea kuskilt jälle midagi pühkima hakkama. Nii, siis järgmisena läheb mul sidrun. Ja sidrunit läheb täpselt 1 supilusika täis. Nii. Ja see läheb ka siia sisse ilusti.
Nii, panen küüslaugu küünega sisse ja kõik need asjad võib siia tervelt panna, mitte midagi hakkima ei pea, spetsiaalselt midagi tegema ei pea. Kõik asjad, nagu te näete, küüslaugu küüs tervelt siia sisse, ei ole probleemi. Nii, ja siis hakkame juba otsa korrale jõudma, kellel kannatus üles hakkab ütlema. Nii, ja siia läks mulle siis teelusika täis valgeveini äädikat ja panen ka siia ühe teelusikatäie sinepit. Kes nüüd tahab, kasutab kangemat sinepit, aga nagu ma ütlesin, mina olen Caesari salati kastme puhul mahedate maitsete pooldaja. Seega minul läheb mahedat sinepit sinna. 2 tükki on neid mahedat sinepit, minust on mõlemad, ma ei tea, tunduvad sellised Soome omad, Meira omad ja mina kasutan lihtsalt, ma ei tea, kumma mulle pooleks sassi, aga kummalt ma võtan, mul on minust ka praegu mõlemad erinevad, aga see on ühesõnaga mahesinep. Kes on tugevama kangema sinepi, armastaja, palun väga, ei ole probleemi. Nii, ja nüüd lõpetuseks viimase komponendidega, ei ole viimane tegelikult, panen siia juustu sisse, mida läheb siis 60 grammi ja nagu te panite tähele, soolama siia ei pane, sellepärast et juust ongi tegelikult soola eest. Nii, väga hea, ma olen need kõik siia sisse. Nii, 60 grammi juustu läks mul ka siia sisse, mis hoolitseb siis selle eest, et siin oleks soolasuus piisavalt, mõned tükid läksid üle, neid me välja ei jäta. Nii, kana toimetab ka siin vaikselt. Kiire vaatus, siis üks tükk oli selline natukene kolmnurkne, seda ma pean siit pöörama. Nii, teised tükid on siin väga mõnusad. Super. Nii, ja nüüd ma panen tegelikult täiesti kuumuse kinni ja mida ma teen, on see, et viskan siia kana juurde, nüüd see kõik järel küpseb ja viskan siia kana juurde siis leivaviilud panni peale röstima. Kellel on röster muidugi, andke minna, vabalt võib röstida ka. Ja nüüd see leib siis hakkab siin vaikselt ka küpsema ja siin panni peal ma saan praegu täpselt sellise rösterefekti kätte, nii et ei ole vaja kasutada mitut erinevat asja. Ja Elering küsib, et kas rukkileib sobib? Sobib. Nii. Ja nüüd siis viimane asi, antšoovised ja mina panen siia 2 antšoovise viilu, mitte rohkem, aga nüüd see ongi see keeruline osa siin, et neid siit kätte saada, kuna nad on nii kokku siin omavahel kuidagi põimunud, siis neid siit kätte saada ei ole kõige mugavam asi ja antšoovisega üle ma kindlasti ei taha doseerida seda kastet, sellepärast et siis ma olen jällegi kalasalati endale valmis teinud. No ma ei tea. Nii. Siin on 1,5. Ja kõige parem antšoovis on niimoodi, et antšoovis, need suht viilud on alati suht ühesugused. Nii, ma panen siit, proovin ühe veel saada. Need viilud on kõik nagu alati suht ühesuurused. Seega, nii, nüüd suleb selline suurem. Ehk siis antšoovis tegelikult, kohe kui te näete, kuidas ma nüüd selle segama hakkan, nii, nüüd mul peaks olema 2 antšoovise filee viilu siin sees ka. Et antšoovist ja nagu ka kõiki teisi asju tegelikult te võite panna niimoodi, et vaikselt lisate ja siis saate selle maitse kätte. Täna siis mina presenteerin teile seda, mis mulle siin kõige rohkem maitseb. Ingrid, sa küsisid, et mis komponendid sinna sisse lähevad. Tead, ma teeks selle kastme lõpuni ja siis ma kordan selle asja sulle ilusti üle, aga tegelikult kui sa kerid, ütleme, video 10. minuti peale, seal, kus ma seda loetelu teen, siis seal on tegelikult see kõik juba olemas. Aga ma vist iga kord kordan selle üle ja kui mul sassi läheb või kui mul midagi puudu ei, siis loodetavasti ei ole sellest probleemi. Nii, aga nüüd siis näitan teile, mis ma järgmiseks teen. Ehk siis selleks on vaja saumiksrit, kes tahab, kasutab ka mingit muud varianti. Mul on endal ka selline pisikene nõu, kus on lõiketerad sees, on ju, selline mini köögikombain. Ja nüüd siis panen selle siia sisse ja lihtsalt nii ma näitan. Ja lihtsalt nii lihtne ongi. Et siin lihtsalt
ja hästi ettevaatlikult on ju, seda ma siit välja ei tõsta, vaid keeran sellise kerge nurga alla, siis ta kõik hakkab siin niimoodi, hakkab omavahel ilusti segama. Nii, igaks juhuks väike maitsetest ka, et kõik okei oleks. Kuigi ma juba tean, et see on okei, siis ma juba tegin seda. Super. Nii, ja kui te ise tunnete, kui te seda tegema hakkate ja te tunnete, et te tahate, ma ei tea, happelisust rohkem, siis panete äädikat natuke juurde, sidrunit. Kes teeb näiteks Caesari salatit kanaga, krevetidega, siis väga vabalt võib panna sinna natukene rohkem sidrunit. Miks mitte? Eksperimenteerida natukene. Kui teha seda lihaga, võib-olla lisada väikene hürt sinna sisse, aga nagu ma ütlesin, et need erinevad Caesari salatid, kõik, nad on omamoodi natukene sellised. Need ma panen toitumiskavasse sisse, kui mul see video on valmis ja siis te saate ise vaadata ja teha. Ja nüüd mul läheb veel natuke aega, senikaua ma keeran kaane kinni, las ta natuke tõmbab siin, nii et mul on siis siin kahe salati kaste umbes olemas. Nii. Ja nüüd siis muud ettevalmistus. Kõigepealt vaatan korraks leivale ka. Leiva üle. Väga ilus. Väga ilus. Nii. Rostime selle leiva ära. Sest olema ausalt selline väikene krõbe amps käib ju tegelikult Caesari salati juurde küll. Nii. Ja nüüd, nagu ma ütlesin, minul läheb tervis, olge mureta. Minul läheb sinna veel porgand ka, aga selle ma teen tegelikult viimasena. Nii, ja praegu siis järgmise asjana, mis ma siia panen, on siis jääsalat. Ei tea, miks ma ennast näitan. Nii, jääsalat ja siis seda siit lõigata pole tegelikult väga vajagi. Ja siis siit niimoodi lihtsalt rebin selle kätega tükkideks. Võtame selle otsa ka ära kindlasti. Hästi mõnus mahlane jääsalat ja nagu ütlesin, et kes tahab salati põhjaks kasutada mingit muud varianti, siis palun väga, mina olen lihtsalt jääsalati fänn. Nii, järgmiseks läheb siis porgand, mis on ebatavaline, aga üks koht, kus ma seda sõin, selle koha, ma ei tea, kas siis kokk või peakokk, kes iganes selle otsustas sinna sisse panna, see inimene ei pidanud seda ebatavaliseks ja siis siit nagu te nägite, hästi lihtsalt koorisin ära ja nüüd siis samamoodi selle viilutajaga lihtsalt siit niimoodi. Tõmban niimoodi endale siia porgandid ka peale. Jube hästi sobib minu arust. Soovitan kindlasti proovida. Nii, ja kindlasti porgandid sööte, siis annab ju tegelikult sellise kerge jume nahale ka. Miks mitte? Talv, päikest pole. Nii, ja nüüd siis see pidulik hetk, kus ma võtan leiva, mis on mõnus ja krõbe. Tõstan seda ettevaatlikult ära, nii soe ta enam pole. Ja siis leivatükid samamoodi võib panna siit lihtsalt niimoodi, kuidas iganes. Kui keegi tahab ilusamat teha, siis lõigake noaga. Minul see nagu praegu hetkel väga tähtis pole. Leiba mul läheb siia tegelikult, jah, nagu ma ütlesin, 2,5 sellist väiksemat piilu ja erinevaid leibasid võib ka kasutada. Nii. Päris palju läheb mul seda ja miks mul seda palju läheb, sest mul on täna trennipäev ja see süsivesik, mis ma siit saan, saab ilusti ära kulutatud, nii et süsivesikutega pidage meeles, süsivesikud ei ole vaenlased, kuid neid tuleb tegelikult targalt ja teadlikult tarbida, et ei tekiks mingisuguseid ülekilosid. Nii. Selline ta on tugev kogus Caesari salatit. Kuidas tundub? Nii. Nüüd siis Caesari salat siia ilusti. Nagu ikka, teeme väikse pildi ka. Nii, lusikas kõik kastme jaoks olemas. Ma panen siis
ma panen siis kastme ka siia peale ära. Nii. Palun väga, selline ta on. Ja nüüd siis Caesari salati kaste, mis teebki sellest, muidu tuleks lihtsalt kanaleiva salat, aga see ongi see, mis teeb sellest siis Caesari salati ja siis paneme seda siia niimoodi igale poole. Nii, see tuleb päris hea. See tuleb päris hea. Nii, ja panengi ühe veel. Ja nüüd mul on natuke veel. Nii. Okei, nii. Kella vaadates läks umbes 20 minutit läks sellega, mis on tegelikult väga kiire aeg. Jällegi, kui te teete rohkem seda salatit, siis täiesti vabalt saate ka enam-vähem selle ajaga hakkama ja jällegi midagi suurepärast. Miks mitte pakkuda sellist, ma ütleks, et see on täiesti restorani kvaliteediga salat, kui mitte parem olenevalt restoranist. Saate pakkuda oma külalistele ja te ise nägite, kui lihtne selle kastme tegemine oli ja tegelikult see on ju põhikomponent seal. Nii, ja nüüd siis tuleb see kurikuulus maitsetest. Ma ennem teen veel ühe väikse pildi või nii-öelda screenshoti, nagu ma ikka teen. Pöörame kaamera. Nii. Ja. Super. Ma ei tea, kas te kuulete seda häält ka, kui ma seda teen. Okei, nii. Ja kõik nägid ära siis selle salati, aga siin palutakse või küsitakse mingeid küsimusi ja ma vastan nendele küsimustele siis ära. Ühesõnaga, mis mul siia kastme sisse läks? Oliivõli, ma ei ütle neid tähtsusjärgus, oliivõli, muna, mustpipar, sidrunimahl, siis läks sinna sisse Worcesteri kaste, sinep, valgeveiniäädikas, anšoovis, küüslauk ja juust. Said vist kõik asjad öeldud. Kui midagi puudu jäi, siis video alguses on kindlasti kõik olemas. Nii, aga jah, nagu öeldi, et otsast peab vaatama, nii et ühesõnaga vaadake siis video otsast ka. Ja mis ma siis veel panin jääsalati, kana, millega praadisin ära, maitsestasin lihtsalt soolaga, panin siia leiva, Evelini leiva, aga jällegi, kes tahab kasutada Muhu leiva, olen väga palju head selle kohta kuulnud, olen seda ise maitsnud, väga maitsev tõesti, ja porgand ja ongi kõik. Nii, aga nüüd siis, kuna mul on juba poole tunni pärast üks personaaltreening vaja anda, siis ma maitsen siis selle salati ära, mida ma tegelikult juba söönud olen. Ei suutnud eile vastu pidada. Pidin seda sööma. Et väikene maitsetest siis ja siis kõik saavad minna neid komponente poodi ostma ja saate täpselt sama asja nautida, mis minul kohe maitsemeeli siin kõlitama hakkab. Super. Ma ei oska mingit muud sõna praegu öelda. Alati emotsiooni peab panema, vist alati ütlen super, aga ma ei tea, ise tehtud, hästi tehtud. Ei oska midagi muud öelda. Mul on täiesti kindlad, et ka teie ütlete super, kui te seda retsepti järgi proovite ja õige pea siis leiate toitumiskavast ka 4, võib-olla isegi 5. Selle 5. asja ma pean ära katsetama, sest see on natukene äärmuslik Caesari salat. Nii et selle ma katsetan ära, aga ühesõnaga leiate need Caesari salati retseptid üsna peagi retseptide valikust, toitude valikust ja siis juba endale sobivate kogustega. Nii et restorani toitumiskavas, ma ei tea, väga hea ju. Nii. Ja siit ma vaatan, et siin on üks küsimus ka Amerikalt, et mida teha harjumusega süüa salatiga, mida teha harjumusega, et salatisüppi kõrvale leiba süüa.
ma olen ilmus leivainimene, kasutan küll vaid rukileiba ilma suhkru ja nisujaota, aga ikkagi mulle tundub, et see isegi halb teeb paksuks. Noh, leib, seal on palju süsivesikuid ja kui seda tihti teha, siis te sööte palju ja tihti süsivesikuid, mis ei ole tegelikult hea. Aga kui see on harjumus, mille te olete endale sisse harjutanud ja see kehtib ka tegelikult teiste ebatervislike kommete suhtes, siis tuleb teil lihtsalt ennast ümber harjutada või siis asendada see harjumus paremaga. Ja tavaliselt see ongi tegelikult üks ja sama asi. Seega, harjuta ennast ümber, Merike. Sa oled ühte asja väga kaua harjutanud, sul tuleb see väga hästi välja, ehk siis leib söögi alla, söögi peale, salati kõrvale, supi kõrvale, igale poole. Nüüd hakka ennast lihtsalt ümber harjutama või siis asenda see millegiga ära. Ma ei tea, ampsa kasvõi sinna juurvilju kõrvale, miks mitte. See on minu soovitus. Nii, aga ühesõnaga nüüd mul on päris suur salat ees, mille söömiseks läheb mul umbes 10 minutit, ma pean selle ära sööma ja siis ma pean edasi tõttama. Ma loodan, et teile see live meeldis, ma loodan, et teile see retsept meeldib, kui te seda teete. Ja mis ma oskan öelda, head nädalavahetuse jätku kõigile ja kohtume juba järgmises laivis, mis on tõenäoliselt järgmine laupäev, sellepärast et kolmapäeviti olen ma ju TV3-s, aga võib-olla ma planeerin siis oma sellise jutu osa, kus me räägime trennist, erinevatest muudest tervisevaldkondadest, plaanis mõnele teisele päevale, aga seda vaadata. Aga kui nädala keskel laivi pole, siis TV3-s 20:00 seal ma figureerin ja ma loodan, et see saade teile ka meeldib. Ühesõnaga, minu poolt head nädalavahetuse jätku ja tore, et olite ja tšau.